Nii. Tere siis taas, head Pentangi-sõbrad, oleme jõudnud tänase päeva, ka iga päev lõpeb otsa ükskord, nii ka tänane päev. Oleme kõik finaali ootuses, ehk grande finaale ootuses. Publik on kohal, kõik kohal, mängijad on kohal, pooled on puudu, Edgars ka tuli. Ja finaalis kohtuvad Tõrva staarid, Patsugani, Tõrva staarid Robin ja Kunn ja harjumuspäraselt finaalis Marks ja Edgars. Kolmanda koha mäng juba käib. Sinna nüüd jään nimedega jään vastuse võlgu, aga Ott ja Sander on saanud kolmanda koha mängu. See mäng juba käib seal ja jombi-kumbi neist juhib 2-0. Aga meie keskendume praegu finaali jaoks. Veel viimased visked ja võime alata. Täna oli siis päris pikk päev. Auhindu jagati ühele poole ja natuke teisele poole ka. No väga paljud said auhindu. Parim naisvõistkond oli Marju ja Kata. Ja nemad said meil, ma nüüd ei teagi, mis koha nad said, aga nemad olid kõige parem naispaar, naisvõistkond. Aga olgu siinkohal ära öeldud, et kõige parem naine üksinda koos oli Tõrva võistkond, mille üks koosseis oli üks naine, üks mees, oli Merike ja Janek saavutasid 5. koha, ehk siis paberi peal üksik naine oli kõige parem Merike, aga ikkagi võistkonna ees auhinna parim naiskond oli Marju ja Kata. Nii palju siis nendest kohtadest. No olgu veel ära mainitud, et 17. koht auhinnanele said ka Tõrva võistlejad, sportlased. Piba ja Moens said 17. koha ja tänu ainult selle pärast põhimõtteliselt, et viimases Šveitsi voorus nad läksid kokku just nimelt hakkab pihta. Just nimelt lülitasid nad siit eesotsast välja just nimelt Robin ja Kevin. Ütleme siis nii, et utreeritult võib öelda, et kui praegu ei oleks Robinit, Kevinit siin, siis siin oleks praegu Moens ja Harri, aga seda me ei saagi kunagi teada. Aga Kevin pani kohe alustuseks, pani suurepärase asetuses Nadi kõrvale täpselt. Kaart oli, aga suund oli 1,5 kuuldi kõrval ja võib-olla isegi ka pikkus oleks paraja kupuga teinud, kui ka pihta oleks saanud. Vaatame, kuidas uus üritus. Oi, see nüüd oli küll mõneti üllatuslikult. Mõlemad olid paremapoolse suunaga, läksid mööda. Moens Verants. Sellest on väga arvasin. Nii, minnakse uuesti lööma.
Ille tuli ka vaatama, tubli Ille. Tanis Poodniaks ka vaatamas, well done. Ja suurepärane löök. Ütleme nii, et tulid väikse trammi alt tuli välja ka natukene. Oli juba natukene pinges. Oli juba pinget õhus tunta. No esimene voor oli praegu. Aga väike pinget oli juba tunda. Eks see finaali ärevus ka võib-olla. Okei, nüüd pandi sinna. Ma ei tea nüüd, kas ma hakkan seda snadi taga ajama või? Või las ta praegu olla. Ma praegu filmin siit poolt, las ta olla praegu. Siit peaks näha küll olema valge snadi. Ai, läheb natuke pikaks, mingi 50 senti vähemalt läks pikaks. Suund ei ole paha. Ja ütleme nii, et ebaõnnestus see vise ka. Et head vaatajad ise võivad rehkendada, et see tundub, et nagu justkui mingi déjà vu olevat, et samad võistkonnad on finaalis ennemgi kohtunud. Aga mulle tundub, et siis on ikkagi Edgars ja Markson on võidu kodu toonud, et vaatame, kas ükskord saab see jant ära murtud, et Kevin ja Robin toovad ise võidu kodu. See tuli asetus päris hea. Ammuseid oi aegu kauneid neid, korraks tagasi veel neid. Robin läheb lööma seda. Okei, teeme sinna väikse jäägu. Ette löök maha ja täitsa otse tabas, et ise jäi sinna, okei. All good. Korraks tagasi veel aegu kauneid neid. Ja kui eelmises voorus läksid Marksil 2 lööki läksid paremalt poolt mööda, siis seda puhku läks vasakult poolt mööda. Suunaga natukene on, ütleme nii, et natuke suunaga lappab praegu Marksil. Nii, Kevinil 2 kuuli käes, Robinil 2 kuuli käes. Edgarsil on 1 kuul ja Marksil on 2 kuuli. Ehk siis kuulid on 4-3. Tõrval on 1 kuul rohkem praegu. No, fantastiline asetus jälle. Ja kas ta nüüd läks, kas ta võttis snadi kaasa või mis siin juhtus, ma snadi ei näegi. Aga ilusti täpselt sellest Robini kuulist mööda, vaatame, Robin läheb seda lööma jälle, seda läikivad. Ja jah, ta võttis snadi kaasa natuke ka, selle asetus. Pagan, kelle kuul? On või? Kunni kuul või?
vaadatakse, kelle kuulid on. Ja vaadati, mis nad vaadati, see on kunnikuul. Ehk siis praegu ongi ikkagi hoopis väga hea löögiga on praegu Tõrval 2 kuuli peal. Väga okei. Väga okei seis. Tom on tulnud vaatama ka. Tubli. Sirje ka vaatab. Sirje Kangur vaatab ka. Tervitame Kevini vanaema. Kevin on praegu mängib finaalis. Ja oi issand jumal, suurepärane asetus jälle. Esimeseks võib-olla kas tuli või ei tulnud. Sirjele võib ütelda nii palju, et Jaanek poiss näiteks oli täna saavutas 5. koha. Ka väga tubli. Ja üleüldse, et tundub, et siin petangi ilmas on niimoodi, et kui su perekonna nimi on Kangur, et siis sealt ikkagi on oodata head tulemust. Marks tegi väga hea asetuse, sinna pani jättis Snadi ette oma kuuli väga hea suunaga. Esimeseks ei tulnud, aga hea teine. Et Marksil läheb nüüd viimane kuul lendu küll ka, aga Tõrval on veel 3 kuuli käes, et ma pakun, et nad ikkagi lähevad seda lööma, et vahet ei ole, et juhtub, mis juhtub. Vaatame, kuhu see Marks selle viimase kuuli paneb. Ja 2 väga head kuuli. Aga noh, nüüd ma võin pakkuda, et praegu minnakse lööma, et läheb Snadi õue ka okei. Aga Marksi poolt väga head kaitsekuulid sinna ette. Vaatame, te näete nüüd ka, et seal on see Snadi on täpselt nende heledate kuulide taga. Vaatame, Robin läheb lööma. Seda paari sealt minema. Okei. Praegu läks küll enda oma, läks nagu teiseks, nüüd on vastasel puhtalt peal. Aga teine, 3. on jällegi praegu Tõrval. Et praegu häda ei ole. Et nüüd lihtsalt Kevin peab lihtsalt lööma seda üksikut kuuli, mis see Snadi juures on. Ja kui Snadi ja väljakule on väga hea, on 2 tükki juba peal, aga kui... No vaatame, Kevin lööb. Vastasel 1 punkt peal, vastasel kuul ja rohkem käes ei ole. Pagan küll, noh. Kui bad luck see võib olla ka. Ilusti sai pihta, aga puksis jällegi Kevini kuuli nüüd sealt minekit, et ma ei saa aru, kas see nüüd on 1 peal. Vastastel peal või? Vastastel peal või? Ikka minnakki. Meil. Jaa, ikkagi on meil peal, aga ehk siis Tõrval. Et see, mida Kevin lõi, see on nüüd seal viimase piiri peal. No ja, aga jätku auto välja aia taha praegu. Jätku praegu aia taha. Ma filmin praegu. Jätab. Pane sinna kõrvale, et keegi mööda saab ja värava kõrvale, mahub mööda. Ma ei saa praegu katkestada, ma ei hakka praegu. Kui mäng läbi, te lähed, kedagi kodus ei ole või? Kas emad ei ole numbrid siin või? Aga kuidas nad siis, kus nad sisse said siis? Okei. Ja Marksile? Ma ei taha ka.
Marksil võib ütelda praegu, et millegi pärast on praegu nagu suund paigast ära. Aga seis on praegu siin niimoodi, et 1-0 on mänguseis Moensveiks. Tõrva juhib 1-0. No suund on täitsa vale. Suund on natuke... Marks peab mingi restardi tegema või? Midagi siin on praegu, et midagi ei täsme praegu. Pronksi matsis on Ott ja Sunderland juhtima 4-1 ja 4-2, vabandust. Ma muidugi päris täpselt aru ei saa, mille pärast me ei näinud siin täna meie hulgas ei näinud Veiko Proosi täiesti arusaamatute põhjustel, aga ma loodan, et tal on mingi vabandatav põhjus selleks välja mõeldud. Aga olgu nii kui on. Pronksi matsis Eesti poisid said punkti juurde, on seis 6-2. Ja tundub, et Marks ja Edgars vahetasid vist ära. Marks hakkab asetama ja Edgars pannakse lööma. Edgars pakub välja, et äkki peaks ikka ühega lööma. Marks on 3 kuuli ära visanud. Edgarsi 3 kuuli veel käes. Et ühega minnakse ikka lööma, et äkki läheb snadi välja. Vaatame, kas õnnestub. Tervis. No tervis, veiks. No ma loodan, sul tervisega kõik on korras, et noh, eks vanus on ka pressib peale ja tean küll seda tunnet, kui tervis hakkab järele andma. Aga Edgarsi löök suurt midagi ei teinud, ainult stadi liikus, ruumi tuli rohkem isegi juurde. Ja viimane kuul, no tuli esimeseks, aga läks pikaks. Vabandust, eelviimane, jah. Et Edgarsil on 1 kuul käes veel. Et see läks nii pikaks. Nüüd on mõttekoht tervakatel, kas minna asetama või minda kohe ründama seda, aga ja minnakse kohe ründama. Minnakse kohe ründama. Lööks kohe punkt maha, vaatame. Robinit ma ei näita praegu, aga Robin lööb. Aga ise ei jäänud, aga kuul läks kus see ja teine. Nüüd on seis nii, et tervakatel on 4 kuuli käes, Edgarsil on viimane kuul. Kuuletavad mida? Tegi jälle kavala viske, selles mõttes kavala, et jäi küll esimeseks, aga pikaks läks, aga jäi küll esimeseks, aga et vastasel oleks võimalikult maksimaalselt raske seda lüüa, et pikk maa oleks. Ta on pikk maa praegu, vaata, Robin lööb. Ai. Nüüd läks nagu hanitama. Võiks arvata, et ei läinud rauda lööma. Võtta ma teed töö. Ja nüüd nad mõtlesid, et enesekindlust rohkem juurde saada, siis Kevin läheb asetama. Igalt poolt laguneb ja.
Oi. Kas tundub, et kas tõesti on raske koht või? Nii ta on, et kui sa tundub, et on nagu ruumi on ja et võta ainult kuul ja viska sinna ligidale, aga vaat ei tule, ne? Tundub, et suuremast pahandusest, no nüüd tuleb, suuremast pahandusest ikkagi Marks ja Edgar igaks üks pääsid. Et ma arvan, et Robin lööma ei lähe, et ta ikkagi asetab, et 2 punkti on laual praegu, mida võtta. Rohkem ma ei näe siit. Oota, mida? Ei, no ikka minnakse asetama ju. Ei lähe ikka lööma ju. Ei, ikka asetama. On jah. No jaa. Ütleme, et siin oli laual rohkem. Aga seda ainult paberil. Tegelikult oli niimoodi, et nagu vett. Kui see sigaret. Snadi kaugus 7 meetrit umbes. Lühikene. Selle kohta on oma termin, see on lühike lammas. Aga võib-olla natukene suunda on enam-vähem. Natukene suunda nagu on, aga üldiselt võib eeskuul, aga pigem ebanestunud vise. Ei saa midagi. Üldiselt juuristasi looma välja. Tundub, et Juris Silov sai meil 9. koha. Lasti loom välja, lihtsalt lasti loom välja. Nii, no see kaugus tundub täpselt niimoodi olevat. Paras maiuspala Robinile, vaatame. Ja natuke palju tuli retrot tagasi, aga ilus löök. Ilm ringi veel käib. Aegune droome täib. Sa üksi seisma jääd. Sind ainult sind kõikjal näed. No, Edgars tegi jälle sellise paraja viske, et esimeseks pani, aga näed, Juris 9. koht. Champion 9. koht, ise rõõmus, kõik okei. Nii. Okei, läks natuke odavamat tegema, aga ei see mida. Kas see kõrvalväljak mängib seal? Mina arvan ka. Ma ise arvan ka nii. Et Robin lõi selle kuulile pihta ja see läks üle nööri, et ta muidu enda oleks ta praegu teine, aga kuna ta on ikkagi õues, siis on ta õues. Nii. Paras õngitsemine käib siin praegu. Edgars paneb parasjagu, et mitte kohe snatti, aga
kasutab seda Kevini esimest ebaõnnestunud viset ära ja paneb lihtsalt esimeseks ja anda pall nagu vastastele. Vaatame, kus Robin saab. Sai ka kolmas kord hakkama ja nüüd on 2 tükki. Korrigeerin, 3 punkti on praegu Tõrval peal. Aga Kuul 4 punkti on ja siit kõrvalt pealtvaataja ütles, et asjatundlik pealtvaataja ütles, et koguni 4 punkti on väljakul. 4 Kuuli on Tõrval väljakul selle klausliga, et Marksil on 3 Kuuli käes ja Kevinil on 2 Kuuli. Ja ruumi on. Yes. Ja noh, natukene, eks ta natukene niimoodi oli, aga jälle mõttekoht, paras jagu pani, et mitte täpselt snatti, et ruumi oleks, et mine ei asetada. Ei, siin mehed minnakse lööma lähevad. Ja leid mööda, see Kuul kõikus, väike riivaks, imepeenike rips oli, aga mööda läks. Nüüd on mõttekoht, et mida teha. Ja kas nad lähevad ikka lööma? Kas lähevad ikka lööma? Ikka lähevad lööma, et löövad punkti maha. Ja teiselt poolt mööda. Oi. No mis sa ära teed? Ennest Marksil oli teisel poolt ebaõnne, et nüüd on Marksil tundub siit pingi pealt vaadates on lihtne, et võta Kuul ja viska sinna ligidale ja nagu 3 punkti on laual praegu saadaval. 1 on peal. Ei, see ei ole keeruline. See ei ole väga keeruline koht, kuhu asetada. Lisaks on meil oma Kuulid seal ees, mille pihta minna ja muidugi keskendama peab, sellepärast, et tihtilugu on niimoodi, et vaatad küll, et ringist vaatad, et miljon ruumi, aga peab hoolikalt viskama ikka. Pidu käib. Laigi. Ja lihtne 3 punkti. Lihtsalt 3 punkti. Okei. No, kõik sai alguses sellest, et esimesest ebaõnnestunud asetusest, et siin tundub, et tase on nii kõva, et ega vähemalt esimese Kuuliga ei ole nagu soovitatav nagu, ütleme nii, eksida. Pane, jah! Tablood pandi ka sinna, kus saab paremini kaamerast näha, aga ma praegu veel istun siin, et kuhu see snadi nüüd visatakse, vaatame. Lennuta linalak neid, siin kellid kaitseteed lööb. Esimene asetus on väga tähtis. Tuletame meelde. Pronksi matsis on seis nüüd, lätlased said punkti juurde, seal on nüüd seis Ott ja Sander veel juhivad 6-4. Ja vastas on need lätlaste paar, vastaste tuur. On või? On.
nii, oota, musi järele liigib. Väga hea vise, snadi õue. Maive on ka pikalt. Linalakneid. Kõrvaltoas käib juba tants. Kõrvaltoas käib tants. Tants ja takana ajamine käib tõsendarani. Panen selle kaamera nüüd niimoodi, et natukene näeb viskajat ja natuke näeb snadi ka. Seis on 3-3 siin finaalis. Ole ikka tubli. Kuule, harjutage seal rohkem siis. Ida-Virumaal, harjutage kõvasti. Kuule, 3. sarjal vaatame, kes harjutab. Ja vaatame. Kaspar läks ära kodutee võttis jalge ette. Ma ei teagi, mitmeks Kaspar tuli, aga nüüd Robinilt poolt auk läks paremalt mööda. Löök läks paremalt mööda. Ja löövad veel. Nii, nüüd sai küll pihta, aga vastaste kuulja väljakule. Ma vaatan selle vooru ära, siis ma võtan teised kaadrid ette. Väga okei asetus. Snadi taha. Noh, kuna kuulja on nüüd tõrval vähem, siis ta oleks võinud snadi ette ka jääda, et pihta löögi puhul või oleks võinud isegi kasulik olnud tõrval, et siis snadi nüüd siit sellest voorust ikka õue ära läheks, aga vaatame, kas. Ja Marks on tagasi pandud lööjaks tagasi. No selline pehme löök. Ära ei löönud, kõrval jäi kuul peale. Aga ruumi tegi. Nii, Edgars läheb asetama. Ruumi on mingi 80 senti. No jah, kindlalt esimeseks. Ruumi küll jättis. Ma arvan, et praegu minnakse tõrva, poisid lähevad asetama praegu. Seal on Edgarsil on 1 kuul ja Marksil on 2 kuuli. Ehk siis kuulid on tasa praegu. Kevinil 2 ja Robinil 1 kuul. Praegu lööma ei minda, minnakse asetama. Ja minnakse pagan küll. Paganasti läks täpselt lukku ja läks täpselt selle Edgarsi kuuli pihta ja ei imend saab kuidagi mööda.
Kevin läheb uuesti asutama. Vaja oleks sinna ligidale saada. Snadi ette võib jääda, taga on juba nende kuul ootamas. No võta kaasa. Liigutas Snadi, aga kaasa ei võtnud. Ja punktiks ka ei tulnud. Vaat nüüd on küll natukene pahandus. See voor tuleb kuidagi nüüd üle elada. Robin läheb viimane kuul lendu. Ja vastastel on veel 3 kuuli käes. Nüüd oleks hädasti vaja Snadi ette jätta kuuli punktiks. Come on, Robin. Ja ette ei jäänud ette, aga esimeseks tuli. No vähemalt hea seegi. Vähemalt esimene. Vähemalt hea seegi, vastastel 3 kuuli käes. Ja kui nüüd selle Robini kuuli saaks ära löödud, siis neil on miljon ruumi ka jälle. Ja tundub, et Marks on ka sihiku paika saanud. Ilus karu tuli sinna. See on nüüd küll vesi Marksi võistkonna veskile. 2 punkti peal ja ruumi on palju. Ja ei ole ikka midagi keerulist, ei ole. 3 punkti peal. Okei, see voor tuleb lihtsalt ära unustada tervapoiste poolt ja siis uuesti hakata möllama. Oi. Aga üllatuslikult, nii üllatuslik kui see ka ei ole. Tundub, et kas läks pikaks, ma pakun, et läks pikaks. Et siit saidki ainult 3 punkti, ütleme rõhksõnal ainult. Come on. Ei kiki lipsu vastu saa, sima peal keegi veel. Nii, ei ole nii, väga hea. Ma arvan, et kui ma selle nurga alt vaatan, siis on nagu okei näha. Natuke viskajat ja natuke kuuli ka. Ja tervis ja visi tuli ka Edgarsi poolt. Et nad said siis eelmisest voorust sai Marks ja Edgars sai 3 punkti juurde, see on 6-3. Ja päris okei asetus tuli siia, et Robin ja Kevin arvasid, et see on löögi kõlbulik, et seda minnakse lööma.
ütleme nii, et ei näinud, aga kolises. Kõik instrumendid väljusid väljakult. Nii. Kevini vise. Päris hea, päris hea. Hästi. Ja eeskuul ka. Snadi on vaba, et ilmselgelt loodame, et Snadi õue ei lähe. Väga hea asetus Kevini poolt. Väga hea asetus Kevini poolt ka. Ja ilmselgelt seda minnakse lööma nüüd. Oi. Suurepärane vise. Suurepärane vise. Tegi täitsa karu, võiks öelda. Väga hea vise ja päris kauge maa ka. Et ei ole päris lihtne siia visata. Vaatame, kuidas Robinil vastu panda. Nii, Robin keskendub. Ei jäänud. Väga ilus vise, aga ei jäänud väljakule. Ei ole hullu, väga hea, hästi. Nüüd peab jällegi Kevin minema asetama, midagi ei ole teha. Loodame, et Kevinil tuleb jälle sama hea asetus välja. Mine nüüd tea, kas on hea sinna päris natti panda, äkki siis vastane läheks hoopis asetama, vaatame. Visata see õng välja, konks. Kas lähevad konksu otsa? Okei, päris kavalalt. Okei, nüüd on mõttekoht. See ongi seda, mida ma mõtlesin, et päris natti ei pane ja Snadi ette, et vastane kindlasti seda lööma peaks minema. Tea, mis välja mõtlevad. See oli päris hea. Päris kaval. Oleks samasugune ette jäänud Snadi ette. Siis ma oleks võinud sellist kuradi mingi 80% mürki võtta, et siis nad oleks kindlasti lööma näinud, aga praegu pani kavalalt, et ei ja ei mindagi lööma. Väga hea vise Kevini poolt. Väga hea. Sunnivad vastase asetama. Vaatame, kuidas Edgarsil see õnnestub. Julgelt mängitud, kõrgelt mängitud, julgelt mängitud, kõrgelt mängitud ja täpselt ütleme nii, et vast mingi 2 kuuli jagu läks pikaks. 2 kuuli jagu läks pikaks. Et see võib öelda, et Kevin viskas konksu välja ja vastased läksidki õnge. No nüüd on küll see koht, kus Marks läheb seda lööma, sest nendel on piisavalt hea teine kuul. Väljakul rohkem kuuli ei olegi praegu. 4 kuuli on õues. Et vaatame. Pronksi matsis ütleme niimoodi ära, et on seis on päris võimas. 11-4 või? Täpselt vahet läbi ja ei löönud ära. Vastupidi, nüüd ta tuli, põrkas lükkas enda kuuli minema, aga õnneks oli see märgitud ja ma loodan küll ka, et ta oli märgitud. Nii.
kuul oli märgitud, see pannakse tagasi, kus see ja teine. Pronksimatsis ütleme siis et Ott ja Sander on teinud kõva töö, seal on 11-4 juhtimas ja väga enesekindlad mängivad, tundub. Nad mängivad selle number 1 peal väljakul, mis siin on vetsu ees, et siin on selline trikiväljak nii või naa. Ja noh, enesekindlusest seal poistes puudu ei tule, lihtsalt Ott läheb, lihtsalt lööb ja tuuseldab ja lüüakse hästi. Ja väga hea seis on seal poistel. Ja 2 auku Marksilt, et ütleme nii, et see Kevini hea asetus, mis tundus, et läks natuke pikaks. Aga see oli täpselt selline paras, et äkki ei lähe kohe nagu lööma ja mindi asetama, eksiti, siis mindi lööma, ikka eksiti, siis mindi veel kord lööma ja jälle eksiti, nii et päris hea seis on praegu. Ja Edgarsil on viimane kuul käes. Tõrvakatel on kuule rohkem käes. Tõrval on 2 kuuli käes. Ja 1 punkt on peal neil praegu, vaatame. Ja viimase kuuliga panigi täpselt hea suuna peale. Väga hea suuna peale ja pani esimeseks, okei. Aga ma arvan, et ega siin midagi hellitada ei ole, et tõenäoliselt Robin seda lööma läheb. Robin on 1 kuul ja Kevin on 1 kuul, vastastel kuule ei ole. Kevini kuul on muidugi siin natuke suuna peal nüüd siin, et vaatame, mis siin juhtub, kuidas see Robin tabab seda kuuli. Jah, siin pronksimats läks väga ülemeelikuks juba. Oi, paremalt poolt mööda. Nüüd on mõttekoht Kevinil, mida teha. Et kas minna lööma või mitte. Pigem minnakse midagi tegema. Vaatame, mis siin tehakse. Kas läheb peale mängima või läheb lööma. Ja täpselt nii pahasti juhtus, et läkski enda kuul tagant ära. Enda kuul läks paraku tagant ära, et 2 punkti nüüd sai hoopis niimoodi need seisud muutuvad, et vahepeal on halb seis, siis on jälle hea seis ja siis on täitsa halb seis ja lõpuks said punkti hoopis Edgars ja Marks. Ja seis on nüüd hoopis, ma ei tea, kas nad panid punkti, ei ole pannudki veel. No, rannaviga kuula mind ja pane hästi tähele, kui lähed mehele, siis ainult minule panel. Seis on 8-3. Ja südahell. Seis on 8-3. Päris hea eeskuul, siis nagu väga hea eeskuul. Seda peab lööma minema. Loodame, et Robin õnnestub. Hästi! Okei. Punkt maha löödud, ise ja väljakule, vastaste kuuli on ka väljakul, aga Robini kuul jäi paremaks. Noh, mingi viimane kuuli õigus on praegu Tõrvapoistele, et kui niimoodi jätkata, siis ütleme nii, et lööme lõpuni ja ongi jäämisega 6 punkti, aga see lõpp võib väga ligi rutta tulla. Noh,
analoogse kuuli nüüd pani sinna. Ja minnakse ikka lööma veel, minnakse ikka veel lööma. Ruumiga on, aga ta on pahasti ees, et Robin läheb seda lööma. Seal taamal käib pronksimäng. Jälle. Tundub nii, et praegu nagu tervapoiste plaan töötab, et lööme 6 kuuliga. Aga see tähendab, et peab kõige 6-ga õnnestuma löögid. Ja noh, peab lööma, noh. Jälle, noh. Peab jälle lööma. Ja pronksi matsis on Sander ja Ott on ikka väga hea soos, ma vaatan, et Sander pani seal jälle snatti, et vastased surve all kohe. Aga no mis ta sellest? Vaatame, kuidas siin Robin lööb. Väga okei. No see oli nüüd sellest 3 löögi. Robin tegi oma töö hästi ära. Robin tegi oma töö väga hästi ära. Ta jättis Marksile väga vähe ruumi kaasetamiseks. Et praegu nagu asi susiseb. Ei no. Pronksi matsis Sander pani jälle snadi kõrvale põhimõtteliselt. Et väga okei. Ma arvan, et pigem Marksi, ma nagu harrastusantropoloogina ütlen, et kuigi ta pani esimeseks, siis ta päris nagu rahul selle viskega ei ole, ta seda lukku läks nagu otsima siia. Aga hea nii. Kevinil peab lihtsalt õnnestama nüüd. Parem lüüa, et ei ole lukus. Väga hea. Come on. Oi, Teemet küll, kui ta jäi lühikseks ja vise ja suund oli ka natuke vale ja snadi õue ja Marksil oli veel 2 kuuli käes. Ja nullivoor. Kuigi siin oli praegu juba hakkas kõik trumbid tulema tervapoiste kätte, aga noh, selline see betbank on, ei see midagi. Võtame kohe. Milleks meile raskused? Selleks, et neid võita. The Alice. Who the fucking Alice, please? Palun, proua. Aitäh, palun. Or the Alice. Ma ei tea, kas eales veel maa, kuulda uksel ta koputus saab. Oh, Alice. Ainus tunne, mis minule jääb, see on tühjus. Nii. Jäeti ruumi praegu asetamiseks ka. Et võtame teise taktika, et ei lähe kõige 6 kuuliga lööma.
kõik need aastad. Kurat, kui ta tuli madalalt, vaata, ja ei jäänudki üldse hoogu, ei võtnud üldse maha. Väljakule küll jäi, aga väga pikaks läks. Come on, Kunn, üks on hea! No napilt jaksas, okei. Kuidas läks sul see mäng? Nii, nüüd on vastastel üle kuul ja need on nüüd jällegi mõttekoht, et kas minna ikkagi lööma seda või ruumi ju oleks, et või hoopis asetada siia. Vaata, mis nad välja mõtlevad. Kevini kuul on muidugi siin taga piiri äärest ka ootamas oma õnne. Näed, see kuul siin. Kevini esimene asetus läks pikaks. Ikka minnakse lööma, ei jäeta midagi juhuse oleks siin. Noh, ütleme nii, et mis me ütleme, et läks mööda, aga nii palju ikkagi tegi, et siit tagant piiri ääres selle Kevini kuuli ta siit minema nüüd lõi õue. Et no midagi ta siin ikka tegi, kui midagi tegi, mis ta tegi, midagi positiivset siit leida Mark sellel viskel, siis Kevini kuuli lõi väljakult minekit. Nii, ja nüüd on jälle mõttekoht. Seda puhku ma arvan, et ei minda rohkem lüüma. Minnakse hoopis asetama. Mulle tundub, et pronksimatsis on väga seis paha. Nüüd äkki hakanud 7-12 on seis ja vastastel on terves ületäis kuul, muudkui teevad sinna karusid ja Ott ja vaene Ott ja Sander vaatavad ainult pealt, et mis nendega nüüd tehakse siin. Õnneks ühega nüüd eksis ka. Aga see selleks. Edgars pani väga hea kuuli sinna punktiks. Aga seda läheb Robin lööma. Ja ta lööb ära selle. Come on, Robin! No teemet nagu kuulijagu, kausidekas, no kuulijagu kõrvale, no jappen puh. Come on! Jaa, nüüd jäi löök lüsikeseks. Jaksas küll üle Edgarsi esimese kuuli minna, aga sealt siis edasi põrkas jälle üle vajaliku kuuli, läks jälle üle. Ja. Nüüd läheb trikiks see asi, nüüd oleks vaja Kevinil, mis tal on vaja teha, tal on vaja kas endaga natuke edasi mängida või lihtsalt panda esimeseks vaatama. Ja seis on 8-3 praegu ja lühikeseks jääb. Lühikeseks jäi. Tee pani küll natuke kinni, see on nagu okei. Aga nüüd on jällegi Robinil mõttekoht. Minna nüüd seda paari lükkama. Nii, tuleme taktikalaua juurde nüüd. Need siin 2 kuuli on tõrvakuulid, toon Edgarsi kuul ja toon Edgarsi kuul, mis on praegu punkt. Et kui nüüd Robin läheks seda paari peale lükkama, siis on alati see oht, et hoopis teed paha. Saad ka pihta sellel paaril, aga ligemale lükka võib juhtuda hoopis, et lükkab hoopis tee laiali. Et ma arvan, et jaa,
ma arvan, et nad lähevad ikkagi seda lööma seda kuuli. Robin läheb seda kuuli ikka minema lööma, sellepärast, et mine teda peale lükkama, siis on nagu pahandus. Come on, nüüd on õnnestumist vaja. Suurepärane, lihtsalt suurepärane. Vaat nüüd on päris hea seis ka. Robini kuul on snadis ja 2 eeskuuli on ka veel tervakuulid, et no ütleme, viimase kuuliga tegi Robin, mis ta tegi, et rohkem paremini on keeruline. Et rohkem paremini ei saanud praegu. Rohkem paremini Robin ei saanud. Vastastel on 3 kuuli käes. Vastastel on 3 kuuli käes ja praegu on Tõrval 3 punkti peal. Ma arvan, et jaa. Et Marks hakkab neid punkte siit minema lööma järjest. Ja lähevadki need punkte siit lihtsalt minema lööma. Midagi keerulist ei ole. See on nagu laudas sita viskamine vastu seina. Seespood ikka saad pihta seinale. Et siin Marksil midagi keerulist ei ole. Opa. Ütleme nii, et viskas seespoolt lauta, viskas sita vastu seinast mööda. Võib seda nimetada küll, ise ka rahul ei ole, ise ei ole rahul nagu üldse. Et väike riivaka tegi, aga ikkagi vastastel on, Tõrval on 3 punkti peal. Ja ma ei tea nüüd, mis nüüd on. Nüüd kas nad äkki nüüd pakuvad välja, läheb ikka seda esimest kuuli lööma, et äkki läheb snadi välja, siis jääb 1 kuul veel kätte. Edgarsil 1 kuul ja Marksil 1 kuul käes. Ja seis on 8-3, Marks juhib ja Edgars juhib. Nii, nagu te just kuulsite praegu, rahvas hõiskab, rahvas rõkkab. Pronksmedal, pronkskoht sellel naistepäeva turniiril jäi Eestisse. Selle üle on väga hea meel. Selle üle on väga hea meel, et Ott ja Sander võtsid... Et Ott ja Sander said pronksi. Okei. Aga mis see Edgarsi kuul nüüd tegi? Kas ta tegi, mis ta tegi? 1 kuul, 2 kuuli on kindlasti praegu endiselt veel Tõrval peal. 2 kuuli on endiselt praegu Tõrval peal. Aga ma arvan, et Marks läheb seda kõige ligemat kuuli ikkagi lööma. Saab kas või punkti maha, läheb snadi õue, nullivoor, sobib neile ka see. Väga enesliin. Väga okei. Sander on. Ja nüüd vastati paarile väga hea ausalt. Mul vahepeal vajus ära. Ei ole väga. See on normaalne. Nii. Okei. Väga okei. Vähemalt niigi palju rahul, et Terva siit sai kas see 1 punkti või see 2. Pigem said 2. 2 või? 2. 1 punkt, jaa. 3-8 oli ja nüüd on seis 3-8 oli ja nüüd on seis on hoopis 4-8 Terva poolt vaadatuna. Ajamängu ei ole, nii et kellelgi teil kiiret ei ole. Kodudes ka teil kõigil kellelgi kiiret ei ole, et vaatame, mis siit välja koorub siit mängust, kas tuleb mingi ilusaid sooritusi veel. Ma tulin kaameraga siia poole. Come on, Konn! 1 on hea! Nii.
ta olla seal, las ta olla seal. Päris hea asetus Kevini poolt. Ikka väga hea asetus küll ka. Seda minnakse kindlasti kohe lööma. Suunda oli, kaart oli, aga üle läks. Suunda oli ja kaart oli, aga üle läks. Nüüd Edgars läheb siia lukku otsima. Ja ei läinud snatti ja viimased tõmbelmised olid veel kuulil, et ta siit pikaks läks, aga kui nüüd Mark saaks selle Kevini kuuli siis minema loodud, siis on neil väga hea asetus siin väljakul. Mark läheb lööma seda. Ilusti kupukas. Sellis õues. Kevini kuul jäi väljakule, Marksi kuul läks õue. Nii, ja mulle tundub, et Robin seda asja nii ei taha jätta, ta läheb kohe vastu lööma. Teevad vastu löögi. Rahvas rõkkab ja viskab ja see oli tõesti meistriklassi löök. Ilusti retroga ise tagasi, Snadi kõrvale, Snadi ei ole ka kinni. Et kui juhul Marks läheb lööma, siis Snadi ei pruugi üldse õue minna, et see oli väga hea sooritus Kevini poolt, tõesti suurepärane. Ja kõrval on veel üks kuul veel väljakul, nii et praegu on 2 punkti peal. Ja vastastel kuul väljakul ei olegi üldse. Ahah. Okei. Minnakse siia peale mängima, mingit pesa tegema. No suurepärane, lihtsalt fantastiline. Suurepärane. Suurepärane vise, midagi ei ole muud teha, kui aplodeerida. Ilusti esimeseks, suund on ka väga hea, aga ega midagi teha ei ole, Robin peab seda lööma. Come on.
läheks nüüd üle. Ise sinna arvaks, et võib-olla ei peagi rauda minema lööma, võib ka ette lüüa. Et siis äkki, kui ta väga otse ei taba seda kuuli, siis on võimalik, et Kevini kuul jääb alles sinna. Nüüd ta läks seda rauda lööma ja õnneks läks Kevini kuulist ka mööda, aga üle ta läks. Uus üritus. Kevinil on veel 2 kuuli käes. Näed. Pagan küll, kui kõik tundub jälle hästi ja kuule on ja värki on ja aga vastane lihtsalt ei lase sul elada, ta elab snadis ja siis tahes-tahtmata niimoodi juhtub, et see snadi võib sinna õue minna. Mis sa ära teed? Aga nullivoor on nullivoor. Ei saanud 1, ei saa mulle, ei saa tälle. Jääbki ässa punkti. Sõbralikult ei võta ise, ei anna teisele. Kevinil uus üritus. Paneb kohe ja! Tõmb võt. Koduväljaku või? Ei, ma sain aru, et sa ütlesid. Koera! Sa nüüd ütlesid, et sulle ei meeldi. See on triki väljak. Aga väga okei. Õnnitasin veel siin 3. koha omaniku Sanderit. Ise oli ka rahul. Aga miks mitte rahul olla? Nii, ja minnakse kohe seda lööma, kuigi ta on natukene kõrval. Aga fantastika. Väga hästi löödud. Midagi ei ole öelda. Tundub, et me vaatamegi praegu ju finaali ju. Aga mida me siis muud siin ootaks? Väga okei. Vaatame, kas Robinil on siia vastus. Läks üle. Pagan, ma nägin, et ta läbi üle. Okei. Seis on 8-4 praegu. Marks ja Eters juhivad. Väike koosolek, et mida teha. Aga ikka lähme lööma. Okei. No vastast sai kuuli õue, Snadi läks ka natuke kaugemale ja Robini kuul jäi praegu punktiks, aga noh, siin ruumi on, sellest saadakse muidugi jagu, aga vähemalt vaenlane ringis, mis on nagu kõige tähtsam. Söögipaus.
Selve. Ei tule üldse. Ei tule üldse. Nüüd on mõttekoht, mida teha. Kas tõesti minnakse snadi lööma? Jaa, minnakse snadi lööma. Minnakse snadi lööma. Tähelepanu, tähelepanu, tähelepanu. Snadi alert, snadi alert. Ja jäi lühikeseks ja siin oli piisavalt tugev pinnas, et ta põrkas üle selle snadi. 10 senti jääb ise lühikeseks, ütleme nii. Ja nüüd on küll küsimust. Minnakse lööma, punkt maha lööma. Okei. Siis ei saa mäng läbi vähemalt. Ei läks õue, okei, väga hea. Vähemalt see on sellega nüüd klaar, et mäng läbi nüüd ei saa. Edgarsile ja Marksile oli vaja 5 punkti siit, aga neil on 4 kuuli käes. Et 4 punkti on siin õhus ja mehed läksid ära vetsu, igaüks läks oma tuppa. Leiks tuli ka vaata viimaseid hetked praegu, et seis on praegu 8-4, Marks ja Edgars juhivad. Ja Robin ja Kevin on omad sooritused selleks vooruks teinud. Ja ruumi on, aga Marksil ja Edgarsil on 4 kuuli käes. Esimene punkt. Check. Meeles pea. Vana pilulina. Tuli ka see. Okei. 2 punkti olemas, vaatame, kas tundub, et lihtne ülesanne olema, vaatame, kas Marks saab selle harjutusega hakkama. Täpselt pihta, 3 on olemas. Et noh, kui see mäng, kuidas ta lõpeb, kuidas ta lõpeb, aga õige mitmeid kordi on siis nadi õue läinud. Küll juhuslikult, küll läbi kuuli kuidagi, et tervapoistel oleks natuke õnne olla rohkem. Nimetame ikkagi õnneks, kuigi muidugi vastane mängis on surunud nii palju, et see snadi sinna õue saada näiteks, et midagi ei ole ütelda. 4 punkti siit. Siit näitab, et selles mõttes oli hea otsus Kevinil ja Robinil, et nad läksid selle viimase kuuliga seda punkti maha lööma. Et ei saanud mäng läbi vähemalt. Ja samas oli nende hea koht siia asetada, et jätuga oleks nii läbi saanud. Nii, ja nüüd on see vana hea 4-12. Kes teab, see teab, mis see omal ajal maksis, ma ikka kogu aeg mainin ära. Maksis, mis ta maksis, oli, mis ta oli. Aga seis on niimoodi, et 4 on Kevinil ja Robinil ja 12 punkti koos on Marksil ja Edgarsil. Nii et oleme jõudnud kulminatsiooni nii. Pandi snadi
päris kohe piiri äärde. Mine võta kinni, mille jaoks see nüüd kessid. Võib-olla teha Edgardsuse asetamine natukene keerulisemaks. Vaatame, kas see tootis tulu. See on selline kuul, et no teine variant on, et minna siis jälle kõikide kuulidega lööma ja ikkagi lähme lööma. Okei, Robin lööb. Robin läks seda viset tegema, et viskab ette maha ja lootes, et siis tabab ja siis ise jääb sinna. Paraku läks kuuli jagu mööda kahjus. Et ma ei usu, et ta jäi lühikseks, ta läks seda ette maha lööma seda kuuli. Okei, nüüd Kevin paneb sinna esimeseks ja siis kus Nadi õue läheb peale, vaatame. Jää sinna! No, pagan küll. Jällegi kuule lugedes siis äkki Kevin lootis, et oleks rohkem Snadisse kinni jäänud, aga vaatame, kas Mark sellele pihta saab ja kas läheb ainult kuul või läheb ka Snadi. Tere hetk. Mängumeeste punktid on käsil. 12-4. See läks täiesti mööda. Okei, mõlemad kuulid õue, Kevini kuuli õue ja Marksi kuuli õue. Aga kas nad jäi väljakule? No nüüd oleks vaja Kevinil vaja õnnestuda lihtsalt. Paneme lihtsalt esimeseks. No paneme nüüd esimeseks. Sellest ka piisab. Sellest ka täitsa piisab praegu. Kurat! No see kuul on küll nüüd viimase piiri peale viidud, ütleme nii. Oi Haidi. Middle in the nowhere. Täpselt keset joont. Kõvad närvid. Aga noh, natuke ruumi jäi ja ma nüüd millegipärast pakun, et 3. Ikkagi minnakse lööma.
aga ei see midagi, see ei ole, tegelikult see ei ole potato, see ei ole vahet, noh. Kas ta sinna nüüd jäi või jäänud. Niikuinii oleks teinud Kevin ja Robin asetama praegu. Ja ta on tagakuul, et kui saaks veel kord asetada sinna esimeseks ja mida oleks hädasti vaja, siis on Marksil on kuulid otsas, et vaja oleks esimeseks saada. Come on, kunn. Paar kuuli jagu jäi puudu ju. Teiseks tuli, aga esimeseks ei tulnud. Just nimelt praegu just see Marksi siia jätuga siia piiri peale jäetud kuul, see on praegu number 1. Kevini kuul on number 2. Et sellises valguses muidugi oli Marksi kuul muidugi väga hea, et ta siia nende poolt vaadatuna siia ikka piiri peale väljakule jäi. Kuul lõikab joont. See on sees pall, korrektne pall. Kuul, vabandust. Kohtunik mõõtis ja mõõtis niimoodi, et kuul on, Kevini kuul on number 2, Robin läheb seda Marksi kuuli lööma. Noh, tegi, mis ta tegi. Üllatav juhtus nüüd nii, et lõi, snadi liikus, Marksi kuul läks õue ja Robini kuul jäi hoopis siia taha piiri äälde, küll jäi punktiks, aga ruumi on muidugi väga palju. Saame muud. Kuidas ma siis püüan nüüd? Mida ma püüan siin? Püüame Edgarsi kinni. Kuulid on need siin. Püüame Edgarsit kõigepealt. Ja siis. Ja tuleb. Ja nagu te kõik väga hästi näete, see kuul läks nüüd õue. Nii. Edgars mängib ka siin oma kaasalajate närvidega, ütleme niimoodi. Näed, selline see petank on, kui sul tundub, et vaata, no siin on kurat, no siin on üle meetri on ruumi, meeter 12,5 on siin ruumi. Ja ta viskas otsa joonest, lükkas auti, viskas. Aga ma pakun, et nüüd teist korda te ei eksi. Robin on ka üks kuul käes. Ja ei eksinud. Ja nüüd on kõik väga lihtne. Nüüd on asi selge. Nüüd on kõik selge, kas nüüd või mitte kunagi, või kas nüüd või kunagi järgmine turniir. See turniir võib saada siin lõpplahendusega praegu kohe. Aga siin on mitu varianti laual. Robin lööb kuuli ära, ise läheb ka õue, on Kevin kuul peal on 1 punkt, Debiato on 2 punkti. No ma ei pane ka Robinit. Robin on seal, te näete jalgu. Ja ma näitan kuuli ka. Ei läinud. Kahjuks
tundub, et ei läinud piisavalt, et mäng sai läbi. Robin lõi hästi, aga mitte piisavalt, et see kuul ei läinud kaugemale kui vastaste kuul, ehk siis järjekordselt, seekord veel Robin ja Kevin veel ei saanud Edgarsist ja Perkust jagu, aga andke aega atra seada, küll see kohe korrad tulevad, ei ole midagi. Me lihtsalt oleme kannatlikud. Aga sellega sai siin Viimsi Petangihallis sai ka see turniir oma lahenduse leidis. Esikoht Marks ja Edgars. Teine koht, nagu ka kunagi varem, Robin ja Kevin. Aga meie ootame oma korda, kui kord ka see meie õue peale tuleb. Seekord olid paremad Edgars ja... Mis sa tahad? Jaa. Kaido siin käib ka ringi hiilib. Aga olgu siis, las ta olla. Ma olen ka löön käppa. Nii, aga Moens TV siit lõpetab, Juuris on ka siin, kõik kohal. Moens TV siit lõpetab. Moens TV siit lõpetab ja ütleb niimoodi, et 21. on siin Viimsi hallis on 21. on katsekate teine etapp. Võib-olla otsustab, võib-olla ei ole otsustav. Ja siis hiljem 28. märts on klubide sarja 3. etapp, seal Moens TV ülekandeid ei tule, küll aga teeb tõenäoliselt see Tõrva TPK lehelt, saate jälgida mänge. Moens TV ise ei viibi Eestis, on komandeeringus välismaal, aga kohtumiseni minu poolt järgmiste mängudeni ja tulge petanki mängima, ütleme nii, Moens.